Ja nüüd enne kohvipausi, see on põhjus, miks ma omavolitsesin, enne kohvipausi meil on jäänud veel kuulata jutte Pärnust, Pärnu linna arhitekt Siim on siin ja tuleb räägib oma juttu ära. Tere kõigile, mina olen Siim Orav, Pärnu linna arhitekt ja mul on siis see au juhatada teid sisse kohvipausile, mis on teatavasti püha ja puutumatu. Aga ennem kui ma siis oma teemade juurde lähen, et liikumisinimesed, palun andke käega märku, kes sel suvel jõudsid Pärnusse. Ma lootsingi, et teid on nii palju, nagu neid käsi tuli, et siis on need pildid, mida ma siin oma ettekandes näitan, teile lihtsamini hoomatavad ja võib-olla väga mitmed said siis neid objekte ka külastada. Nii, aga mul paluti siis rääkida Pärnu linna avaliku ruumi uuendustest ja saan selles mõttes tutvustada väga värskeid objekte, et kõik need on valminud selle aasta suveks. Natuke ennem veel iseendast, et ma olen hariduselt maastikuarhitekt ja varasemalt siis töötanud nii Harjumaal Rae vallas. Minu ajal said seal näiteks Jürisse terviserajad loodud ja mitmete koolide lasteaedade juures olin. Siis olen töötanud Rahandusministeeriumis, mis sellel hetkel tegeles siis planeerimisega Eestis. Ja olin seal riigi eriplaneeringute nõunik, muuhulgas Saaremaa silla planeeringuga tegelesin Rail Baltica Lõuna-Pärnumaaga. Ja siis alates 22. aasta augustist olen Pärnus, olen kodus tagasi ja olen Pärnu linna arhitekt. Nii, aga kui eelmisel aastal Saaremaa silla planeering riigi poolt ära lõpetati, siis õnneks minul õnnestus ikkagi ühe silla juures olla, et väga pikalt planeeritud Pärnu 3. sild, sellised esmased märgid juba generaalplaanides, et Pärnus peaks üks täiendav ühendus üle jõe olema. Ja palju planeerimist, arhitektuurikonkurssi ja sellist lõputut vaidlemist, aga õnneks siis selle aasta suvel sai kindlasti Pärnu hetkel selle sajandi objekt valmis, milleks on siis 3. ühendus üle Pärnu jõe. Ja seda ehitati ja projekteeriti 22 kuud, et see on sildade maailmas ikkagi väga kiire tegevus ja tulemus. Meie partnerid olid seal Infra ja Stricto projekt ja maksumus koos peale- ja mahasõidu tänavatega circa 40 miljonit. Et hea oligi just see, et me saime koos selle sillaga rajada ka kõik sinna sillale jõudva ja seal sillalt maha tuleva liikluse. Ja miks see sild siis nii-öelda Eesti mõistes ja ka Soome ja Baltikumi mõistes eriline on, et ta on oma konstruktsioonilt siis võrkkaarsild, väga õhuline, selline sümmeetriline, mõjub kaugelt salede elegantse konstruktsioonina, et näiteks ma nüüd proovin seda pointerit siinpool. Ei. Pidi olema, ei ole. Ühesõnaga see metallelement sealt ülevalt on ainult 60 sentimeetrit paks, ehk siis ta mõjub ikkagi kaugelt väga õhulisena. Ja miks ta eriline on sellepärast, et tema see põhiava, see kõige suurem ala, mis on ka laevatatav, et see on siis 140 meetrit pikk, et nii suure avaga sildasid ei ole Eestis, Soomes ega Baltikumis. Sild ise 270 meetrit pikk, 20 meetrit on see tekipaat lai ja veepiirilt siis 27 meetrit kõrge. Sillal on meie jaoks kõige olulisem see, et me saime luua lõpuks Pärnusse normaalsed liikumisvõimalused rattaga ja kergliiklejatele, et seal on nüüd ühesuunalised jalgrattateed, mis on siis 1,5 meetrit laiad, seal kõrval kõnnitee ja siis silla keskel siis ka sõidukitele pääsemiseks
kaks põhirida ja siis see keskmine rida on muud suunaga, ehk siis alati sillalt saab maha nagu kaks rida ja peale tuleb üks. See siis, et liiklus sujuvam oleks. Ja mõlemal pool silla otsas siis turboringid. Ja nüüd, kui suvi otsa ja sügis on käes, et tegelikult kardeti, et kuidas see liiklus ikkagi seal toimima hakkab ja kas bussid saavad üle ja nii edasi, et tegelikult on kõik väga hästi õnnestunud. Nüüd liikumise koha pealt, mis on veel uus ja eriline, on see, et meil on ka silla peale saamiseks võimalus liftidega. Eks meil on mõlemal pool silla otsas liftid, mis siis annavad võimaluse ratastooliga, lapsekäruga, kellel iganes on treppidest või kaldteedest raske liikuda, aga liftidega võimalik üles saada. Siis viivad trepid ja kaldteed siis silla peale. Ja siit on natukene näha ka sellist kunsti, et kuna meil ehituskäigus siis juba sellised graffitimeistrid käisid need betoonpinnad üle, siis me otsustasime, et korraldame kunstikonkurssi sinna. Ja kuna selle eeldatav maksumus oli nii suur, siis me pidime lausa riigihanke selleks tegema ja õnneks tänavakunstnikud leidsid meid riigihangete registrist üles ja saime veel ennem silla avamist ka väga kena sillamaali, siis mõlemal poole silla otstesse. Ja mõlemal pool silla otsas on ka parklad rajatud ja just sellel eesmärgil, et inimesed jätaksid oma sõidukid sinna ja liiguksid sealt siis jala, rattaga, millega iganes edasi. Nüüd veel see silla ristlõige, et ma põgusalt kirjeldasin selle ära, võib-olla mis on siin veel oluline, on see, et me siis kiiruse tõime alla selle silla peale, et 40 kilomeetrit tunnis. Sellel sillal on ka väga kena dekoratiivvalgustus, et meil on lisaks käsipuude valgustusele, sellele tänavapostidele ka kogu see sillakaar ja sillasambad välja valgustatud. Ja väga uhked me oleme selle tekiplaadi sellise puhta lahenduse üle, et meil ei ole neid raskeid selliseid põrkepiirdeid seal silla keskel, et me õnnestus need sellise betoon äärekiviga ära lahendada ja saavutada see ohutus seal. Siin on siis üks pilt, et siin on võib-olla keegi viktoriini tahab teha, et siis mis põhjusel oli 25. aasta Pärnu 2 silla jooks eriline, oli sellepärast, et see toimus esimest korda kolmel sillal. Et vahur on ka siin, et võib-olla peate silla või selle jooksu nime ikkagi ära muutma nüüd lõpuks. Ei, okei. Aga näete, inimesed on rõõmsad, et nad saavad seal peal joosta ja tõesti väga lahe, et nad seekord siis tegid 8, kasutasid 3 silda, et see 10 kilomeetrit täis saada. Aga mida see siis Pärnu pildis muutis, et mina selline kaartide inimene, siis panin teile pildi ka, et te aru saaksite, et need oranžid on siis need sillad, mis varem olid. Vana sild, mis oli siis selline põhiline kesklinna pääsemiseks, et selle silla peal oli meil siis ikkagi väga kitsad, meetrik oli kergliikluja ja jalgratturite jaoks ruumi. Ja kui seda nimetada nagu jalgratta põhivõrguks, siis see on üsna kriminaalne, et nüüd me saime luua ikkagi uue silla peale nagu reaalse jalgratta põhivõrgu. Ja selle 2 silla vahel oli siis veepiirilt või mööda veepinda 4 kilomeetrit. Ehk siis piisavalt pikk vahemaa, et keegi jätab oma liikumised tegemata, et kui oleks vaja kuskilt sealt keskelt, kus inimesed elasid teisel poole jõge minna. Et nüüd selle uue silla asukoha me saime siis tuua selle vana silla poole, ta on väga hea koha peal, ta elavdab kesklinna kindlasti, annab tohutult palju võimalusi juurde ja muudab neid aegruumilisi vahemaid just ennekõike selle Üleje piirkonna, Räämo piirkonna osas, kus meil tegelikult elab väga palju selliseid aastaringseid pärnakaid. Ja mis teeb hästi rõõmsaks, teeb see, et me saime sellest ehitajate teest, mis on see suur tee seal üleval Via Baltica osa, Raba tänavast
läbi Uue silla, läbi Pargi tänava ja Supeluse tänava, mis jõuab Mudaraviline välja. Me saime luua siis linna sellise põhja-lõuna suunalise telje, kus on olemas jalgratta põhivõrk, kus on olemas ühesuunaline jalgratta põhivõrk, kõrgliiklusteed. Nüüd siin see punktiiriga osa, see on hetkel veel rajamata, aga seda me hakkame projekteerima ja loodame siis õige pea valmis saada. Ja mida see sild enda kaasa toonud on see, et meil on seal ajalooline Olev Siimaa projekteeritud Rääma kool, et sinna kõrvale meil just lõpetasime Artuuri konkurssi, et sinna tahetakse rajada siis uus lasteaed koos ujulaga Männiparki ja seal on üks endine Vendre linavabriku kvartal, kus tegevust on välja läinud, et sinna juba käib planeeringu tegemine ja Artuuri konkurss toimus, tean, et Tõnis näitas teile ennem seda pilti, et ka sellised arengud on siis sinnapoole Räämat kohe tulemas. Aga nüüd natukes nendest tänavatest, mis sinna silla peale ja maha tulevad, et Raba tänav, me oleme väga uhked selle üle, et saime siin, kuna ta on nagu silla peale minekuks, ta on transiidi mõttes nagu oluline tänav, siiski meil õnnestus luua ta selline kitsas, nunnu, siin on ka seesama kiiruspiirang, ruumid eraldatud haljastusega. Siin on, kuna silla peal oli tekiplaat ikkagi kitsas, siis siin me saime need rattateed teha veel pisut laiemad, et siin on nad meil siis 2 meetrit laiad, lisaks kõnniteed, palju ületuskohti, haljastusega liigendus, bussipeatused, uued koolibussile kohad, tänavaäärde puhkealad, kus keegi tahab ennast sirutada, võimelda, virgutada ja virgestada. Et oleme uhked selle tänava üle ja ta on reaalselt toiminud, kõik liiklus sinna peale ära mahub. Siis teisel pool silda laia Pargi tänava ühendused, see oli siis üks lõik oli, kus meil ei olnud varem tänavat, et seal oli endine politseimaja, mis ära lammutati. Et seal ruum ei ole kõige paremini õnnestunud, kuna seal oli väga kitsad olud. Seal on veel ümberringi riigimaad, et me loodame, et me saame sinna koostöös riigiga mingisuguse hea lahenduse. Aga selline on siis sillalt teisel poole mahatulek, et siin on väga palju ajaloolist haljastust ja alleesid, et siin oli suur väljakutse, kuidas need kaasaegsed liikumisvõimalused sinna alleede alla nagu ära mahutada. Ja ka muinsuskaitsega, kes siin on nagu nende aksepta asjale saada. Ja siis see kõige suurem uhkus, mis see suve valmis sai, oli Supeluse tänav, et alates selle aasta siis juunist ta igal aastal muutub ametlikult suvepromenaadiks, ta on kinni, ta on ainult jalakäijatele, ratturitele, kõigile kasutada, et autoliiklust seal peal ei ole. Ja kõik selleks eesmärgiks, et inimesed saaksid võimalikult palju liikuda, ohutult liikuda, et väikelapsed vanemate kõrval ei peaks tundma ennast ohustatuna. Minu subjektiivne arvamus, et see on Pärnu linna kõige ilusam tänav, kindlasti on ta kõige kaasaegsam tänav, et mis ta teeb kaasaegseks meie jaoks oli see, et me selle sama rattad ja autod panime ühte ruumi ja eraldasime tee keskosa siis sellise täringkiviga, mis on üks meede, kuidas kiirust alla saada ja kui sul ratas rattatee peal liikleb ja mingi autoliiklus seal siis selle suvepromenaadi välisel ajal toimub, siis kas see auto siis sõidab selle ratta taga, siis proovitust mööda saada, et eesmärk oligi nad nagu kokku panna ja alandada ka sellega neid liikumiskiiruseid. Ja mis selle hästi oluline oli, seal on olnud ajalooliselt kogu selline 4-reaalne kaseallee. Me suutsime puud ära uuendada, need kased, mis seal olid oma 60 aastat vanad, need olidki oma aja ära elanud, et nüüd said sinna uued puud pandud, saime mitmes kohas ka seda 4-realist alleed taastada, mis seal oli siis hukka saanud aja jooksul. Siis Supeluse tänava mõlemas otsas on jalgrattaparklad, et oleks võimalik sinna oma sõiduk jätta, minna
kasutada seda keskkonda, siis kõik need puukaitsed on tegelikult kasutatavad jalgrattaparklana, seal on palju istumisalasid, puhkamisalasid, me lõime sinna muu hulgas ka mobiilse laadimise võimalused, seal saab täringumängu mängida, siis siin oli joogikohtadest ennem juttu, et ka meil on siis seal need joogiveekraanid, kus siis saavad inimesed omale vett võtta ja ka lemmikloomadel on seal selline kaus, kus on võimalik siis neil seal juua. Ja ka üks jalgratta hooldepunkt on seal. Siin on viited siis fotode autoritele. Mina tänan. Aitäh!